mina olen teadlane, aga ma olen ettevõtlik teadlane, ma olen natuke ka ettevõtjav. Ja seetõttu ma tahangi rääkida teile nendest rakendusvaldkondadest meie igapäevatöös, mida saab kasutada väga edukalt igapäevases ettevõtluses. Et ma räägin arvutisimulatsioonidest, et need on meetodid, mida me oleme rakendanud rahvusvahelises koostöös näiteks Euroopa maailma suurimate teaduskeskustega nagu näiteks CERN või suurte tehnoloogiahiidudega nagu Rakuten, aga samas ka igapäevases koostöös Eesti enda ettevõtjatega. Et kui me räägime arvutisimulatsioonidest, siis mida see tähendab? See tähendab kas toote või tehnilise lahenduse rekonstrueerimist arvutis. Et meil on võimalik luua mudel, mis näitab, kuidas see toode käitub, kuidas see protsess käitub, millised on mehaanilised pinged, elektrivoolud, temperatuurid selles objektis või lahenduses, mida me tahame uurida. See tähendab seda, et me saame toodet optimeerida, me saame lahendust optimeerida, me saame minimeerida materjali kulu, me saame leida uusi kõrge innovatsiooniväärtusega tooteid. Et see võimaldab meil tõsta uuele tasemele tootearenduse ja tuua suuremat kasumit ettevõtlusesse, tõsta ettevõtte läbilöögi potentsiaali ja tõsta meid palju paremasse konkurentsisituatsiooni. Ja lõppkokkuvõttes ettevõtjale, mis kõige olulisem on, see tähendab kasumit. Et kui me räägime valdkondadest, kus me rakendame neid nähtusi, siis ühelt poolt on meie fundamentaalteaduslikud uurimustööd ja teiselt poolt on rakenduslikud aspektid. Ühel pool me elame ühe aatomi elektroni otsas sisuliselt ja teisel pool on näiteks mereväe sõjalaev. Et suuruste vaheskaalad on kusagil miljard korda. Et me rakendame edukalt teadmussiiret ja see teeb meile võimaluse uurida näiteks erinevaid sensoreid, erinevaid lahendusi, näiteks kütuseelemendid, akud, tugevusarvutused ja me saame seetõttu uurida rakendusi mehaanika, vedelike voolamiste, soolise leviku, elektri, keemiliste reaktsioonide, akustika valdkondades ja me saame neid nähtusi kombineerida. Et kui nüüd konkreetseks minna, siis üks konkreetne näide on siin õhu liikumine ühes kuivatuskambris, värv tähendab õhu kiirust ja see on rekonstruktsioon 10 sekundist ühest läbilõikes. Et suurus on umbkaudu 2,5 x 2,5 meetrit. Või teine näide mehaanika testist ühele metalli näidisele, mis rekonstrueerib suhteliselt täpselt materjali plastilise deformatsiooni kuni selle katki minekuni. Et kokkuvõttes, mis on meie eesmärk, on anda võimalus meie oskusteabele liikuda ülikoolist ettevõtluskeskkonda ja lõpuks teha ägedaid ja olulisi asju. Nii et suur tänu!